Viktor Mets, Paide linnameeskond mängis Nõmme Kalju vastu, läks 1-0 juhtima, kahjuks tuli lõpuks ikkagi 1-3 kaotus, et mida tänasest mängust nagu kokkuvõtvalt öelda? Üldjoontes ega mäng halb ei olnud, see oli üks ütleme 60-70 minutit oli ikka normaalne hea mäng, üks paremaid mänge, mis mina olen näinud. Aga eks nende klass on ikkagi kõrgem kui meie oma esiteks ja ma arvan natuke siin kohtunik lasi paar asja nagu kahe silma vahele ka ja oleks võinud seal esimese selle punase juures arvestada. Aga muidu poisid võitlesid ja agressiivsed olid, ega nii lihtsalt vastane ei saanud midagi. Teine asi see viimased 15 minutit seal, kui me olime 9 ja lõpus veel vähe. Kuidas siit kõrvalt nii-öelda treeneri pilguga vaadates, et kas oli võib-olla mõningaid niisuguseid möödalaskmisi kuskil või oli enam-vähem see mängupilt selline, milline ta oleks pidanud olema? Möödalaskmisi ütleme selliseid küll ei olnud, sest et mehed olid oma kohtadel ja kõva võitlusel, ega nad nii lihtsalt ka midagi ei saanud siin. Oskasime esimese ära lüüa siin 1-0 ja oleks natuke vastu pidanud veel esimese poole lõppu, oleks 1-1-ga läinud. 1-1 pealt läinud teist poolega oleks teine mäng olnud või 1-0 pealt oleks hoopis teine mäng olnud, sest et nagu nägid ise siin olid vastased esimene poole, aga mõlemad keskkaitsjad väga närvilised ja ega nemadki lihtsalt neil ei tulnud see. Saite vaheajal oma sünnipäeva puhul sellise sümboolse särgi, et kui palju te oma sünnipäevadel üldse olete nii-öelda puhata saanud, et kas olete alati nagu jalgpalli juures olnud? Küll öelda, kas ma suht puhanud küll ei ole, sest laupäeval, pühapäeval on ikkagi mängud olnud tavaliselt ja nüüd sattus küll laupäeva peale, aga ei ole tule nüüd meelde need teisi sünnipäevasid nii palju. Olete siin Järvamaa ja Paide jalgpalli juures aastakümneid olnud, et millise mulje see praegune linnameeskonna koosseis ja see potentsiaal nagu jätab, et kuhu see meeskond võiks nagu nii-öelda siin Eesti jalgpallikaardil nagu paikneda? See oleneb, millist tööd me siin altpoolt ka teeme, et kui tuleb neid noori juurde, siin ikkagi 3-4 noort iga aasta juurde tuleks Järvamaa pealt, siis oleks ikka potentsiaali kõvasti ja praegugi ta on, ütleme, natuke üle 50% on Järvamaa taustaga mängijaid siin ja eks tal see kontakt peab jääma ja siis käib ka rahvast paremini vaatamas ja me ikkagi oleme Paide ja Järvamaa võistkond, aga potentsiaali on kõvasti. Potentsiaali on nii, et nagu ikka öeldi, et 5. koht kõigepealt peab olema ja siit step ikka ülespoole. Lõpetuseks, et siin on nüüd tulnud 3 kaotust järjest, et ega siin ei hakka äkki niisugused pinged peale tulema, et võib-olla need ootused äkki liiga kõrgeks kruvitud? Seda nüüd ka jah, aga eks jalgpall on kahjuks selline juba. Tulevad neid kaotusi rohkem ja võite ja küll need võidud ka tulevad. Hooaeg on niivõrd pikk, et läheb novembrisse välja ja ega siis see mängupilt nii halb ka ei ole. Okei, suured tänud!